meil on olukord, mis üsna objektiivselt on unikaalne Eesti ajaloos. Mulle just keegi rääkis, see on muidugi selline pool anekdoot selles mõttes, et meil ei ole mingisugust teaduslikku väärtust, aga inimene, kes ma rääkis, ma usaldan teda ja tema usaldas omakorda üht enda sõpra, kes on arst, kiirabiarst, kes ütles, et tema 30-aastase arsti kogemuse jooksul ei ole ta näinud sellist langust enesetappude ja muude selliste hingehädade, mis iganes kõveral, kui on toimunud mingi viimase paari kuu jooksul. Eelmine selline oli aastal 88-89. Midagi toimub. Muidugi Harta on sellest üks väike ilming või üks väike komponent. Aga midagi on Eesti demokraatias juhtuma hakanud igal tasandil. Mitte ainult üleval, mitte ainult nende inimeste seas, kes kirjutavad lehtedesse, räägivad teles, vaid ka tavaliste inimeste seas on tekkinud mingi muutus. Mul endale meeldib hirmsasti rääkida poleemiliselt, ehk siis küsimus-vastuse vormis, kui mul on tagasiside. Sest et me oleme siin teatud mõttes sellises kahvlis, et ega mina tegelikult ei tea, mis teid huvitab, ja tegelikult teie ei tea väga hästi, mida mina räägin paremini, mida hallemini. Mul on öeldud, et ma teeksin teile sellise sissejuhatava esinemise ära, räägiksin nagu kõik hingelt ära, ja siis teeksin küsimuste vastuste vooru. Ja ma siis üritan, aga ütlen teile, et ma olen 20 aastat Eestist ära elanud ja väga harjunud sellega, et inimesed segavad vahele, avaldavad arvamust ja on igatepidi aktiivsed ja mul ei ole sellega mingit probleemi vastupidi, kui teil on ka minu juttu sisse küsimusi või millest aru ei saa, siis on märkida. Võin ka rääkida kiirelt või liiga pikkade lausetega või kasutada liiga võõri sõnu. Et ma loodan, et olete osalusdemokraatiaks valmis. Sest seda tundub, et Eestis praegu tahetakse ja see teatud mõttes ka nüüd võib teoks saada, kui see harta läheb tööle või töösse. Ma tahaksin alustada demokraatiast rääkides sellise väga põhimõttelise eristusega või teha vahet nagu kahel demokraatia tõlgendamise viisil. Esimene ütleb või selle esimese raames nagu tunnetatakse seda, et demokraatia on tahteavaldus. Demokraatia on midagi, mida mingi rahvas või partei või grupp inimesi või mis iganes kehtestab või mille raames või mille käigus need grupid või see riik kehtestavad mingisuguse tahte. Ehk siis kui Eestis demokraatia, siis sellest järgnevad peaaegu automaatselt teatud sellised asjad, mida siis Eesti õigeks peab. Ja oluline selle kontseptsiooni või selle lähenemise koha pealt siis on tahte olemasolu. Ilma tahteta ei ole demokraatiat. Tahtjaks saavad muidugi olla riigis kodanikud ja kodanike aktiivsus ehk siis tahtmine ongi see peamine. Ja mulle tundub, et see on ka Eestis olnud selline suhteliselt nagu kriitika vabalt vastu võetud demokraatia kontseptsioon. Ja see on üks ka ja see on meil siiamaani toiminud või seda on aktsepteeritud ja nüüd see, et ta enam ei toimi niimoodi, on üks põhjus, miks me oleme selles kriisis. Tahtest üksi ei piisa. Tahte toimimiseks on vaja kanaleid, tagasiside kanaleid, mida me täna avastame, et meil ei ole praktiliselt peale selle, et meil on iga 4 aastaga valimised, eks. Riigijuhid on võimeliselt, ütleme, et kõik jookseb, riik töötab, mandaat on olemas, oodake järgmiste valimistele, tahate midagi teha, meil on demokraatia, tehke partei, astuge Reformierakonda, astuge Keskerakonda, lähete valimistele, ja täna enne möötate nende parteide programme, lähete valimistele ja nii demokraatlikult siis, kui teil läheb hästi, võtate võimu üle. Aga mulle tundub, et me oleme kõik aru saanud sellest viimaste nädalate ja kuudega, et 4 aastat on üks väga pikk aeg. Ja kui midagi hakkab viltu vedama ja kui tekib selline soov või tahe tagasisidet anda, siis me oleme nagu seina ees, teie on meie ees püsti. Tagasisidet anda sellisele valitsusele, sellisele poliitilisele demokraatia tõlgendusele on väga raske. Ühesõnaga, tahe
ei ole kõik. Ja nüüd ma tahaksingi minna teise demokraatia kontseptsiooni juurde, mis ütleb, et demokraatia on harjumus. Ta on teatud kultuur, poliitiline kultuur. Ta on teatud mõttes nagu selline keel, mida annab rääkida või mida inimesed räägivad, mitte nüüd sõnaline keel, aga teatud selline kommete kogum. Demokraatlikus ühiskonnas, ütleme Lääne-Euroopas, enamuses Lääne-Euroopast, kui juhtub teatud asi, ütleme, võtame Ameerika Ühendriigid. CIA ehk siis luure keskagentuuri ülemus, palju ordenit saanud kindral Petraeus, kindlasti olete lugenud, astus hiljuti tagasi. See avastati, et tal oli olnud abieluväline suhe ühe daamiga. Ja see, et ta tagasi astus, oli automaatne. Siin oli mingit küsimust. USA sõjaväelised reeglid muugas keelavad otseselt sellise abielu rikkumisega, tegemist ei olnud enam selles, et sõjaväelisega oli luure keskagentuuri juht, aga ei olnudki võimalust, et ta oleks öelnud, et aga see ei puutu minu töösse või et ma olen ikkagi parim inimene, kes seda tööd saaks teha ja laske mul see viga parandada või mis iganes, või andke mulle andeks. Sellist varianti ei olnudki. Miks ei olnud? Sest et selles nii-öelda demokraatia mustris või keeles, mis valitseb antud juhul siis USA-s, on normid, mille rikkumine oleks nii karm, et seesama keel või see muster hakkaks lagunema. Kogu see demokraatia võtaks hoopis teise ilme või teise kuju ja seda ei taha keegi, kes selle sees on ja see on inimestele teatud mõttes sisse programmeeritud. See on veidikene nagu, kui ma räägin teiega eesti keelt praegu siin, hakkaksin ingliskeelset sõnu kasutama siin keskel, selles on midagi väärat või valet. Keel ei tööta niimoodi. Nii ei tööta ka seesama poliitilise kultuuri keel või demokraatia keel antud näites. Neid näiteid on muidugi palju. Igast riigist Lääne-Euroopast võib võtta mõne sellise tavaliselt puudutavat ametipositsiooni väärkasutamist. Altkäemakse, raha. Suurbritannias oli suur skandaal. Parlamendist lahkus inimesi ja põhimõtteliselt lahkusid, osa järgmistel valimistel ei kandideerinud. Nad kõik teadsid, et nad ei saa enam järgmises tsüklis üldse osaleda, sest et nad olid kasutanud ära reegleid, sellist auku reeglites, mis lubas neil nõuda raha mitte ainult esinduskulude, vaid ka kodude ja eraasjade eest. Ma hakkan teile täpselt seda seletama, aga see oli suur skandaal paar aastat tagasi. Jällegi, normid nägid seda ette. See oli nende harjumus. Ja seda harjumuse vastu minna realistlikult ei olnud võimalik. Ma loodan, et see eristus, need on need kaks definitsiooni, mis tingimata ei käinud üksteisele risti vastu, aga nad võtavad selle kaks demokraatia eri aspekti või eri nurka. Ma loodan, et see eristus on teile nüüd selge, sest minu arvates on see üks põhilisi asju või põhilisi, asi on väga vale sõna võib-olla, põhilisi selliseid aspekte või tasandeid, mille tuleks vaadelda ka tänast Eesti poliitilist usaldusviisi. Eestis, miks see niimoodi on? Miks me täna siin oleme? On muidugi paljude põhjuste tagajärjeks. Siin on meil võimalik seda poliitilise kultuuri murenemist või selle mitte tekkimist pigem, selle mitte eksisteerimist hetkel seletada päris mitmete või paljude selliste mehhanismidega, osa sotsioloogilised, osa ajaloolised, nii edasi. Mulle meeldiks seda seletada sellise suurema ajaloolise kõrguse pealt, nagu linnu silmaga teatud mõttes, kasutades ekspresident Lennart Meri kunagist tähelepanekut. Ma ei tea, kas ta täpselt seda mõtles, aga see tähelepanek on minu arvates väga sügav, kui ta mõtles seda, et mitte Eesti ei liitunud Euroopaga teatud mõttes siin juba enne Euroopa Liidu liitumist, kus me uuesti vabaks saime, läände läksime, vaid Euroopa tuli tagasi Eestisse. Üks on selline poliitiline liikumine, ehk meid võeti siis liikmeks, anti sõnaõigus, nii edasi hakkasime raha saama. Teine on kultuuriline ja palju sügavam ja palju olulisem liikumine, ehk siis Euroopa kultuur, normide keel hakkas meile sisse tulema tagasi, ei olnud meil olnud.
seesi, eks nõukogude ajal, enne seda sõja ajal 60 aastat või 50 aastat, täpselt üle 50 aastat. Ja nüüd seda Lennart Meri definitsiooni või sõnastust arendades või rakendades ma ei oska nagu paremat pilti anda sellest, mis Eestis toimub, kui suvine etlus. Ma olin ühes väikses Lääne-Eesti kohas, kus oli üks nendest suveteatri üritustest. Mõisahoone, ilus mõisahoone, suur park, väike ilus Eesti koht. Seal oli üks kohalikule elule keskenduv näidend. Inimesi oli seal terve see saal täis, väga populaarne. Autosid oli vaksult ümber kasutatud tänavatel. Ja siis ma olin seal ühe grupi lavastajatega. Ja meil oli siis tänu sellele, et nad olid lavastajad, oli kinni pandud omate rida. Meil kellelgi ei olnud probleemi istumisega, meil ei olnud kiire. Aga ülejäänud rahvas, kes kohale oli tulnud piletitega, aga piletitega millel ei olnud kohti märgitud. Ja see teatrisaal oli teisel korrusel ja siis kusagil veerand tundi enne teatri või selle näidende algust siis nagu lasti inimesed teisele korrusele. Ennem juba nad seal seisid sellise suure summana ja ilmselge oli see, kõik, kes seal seisid, tahtsid saada võimalikult häid kohti. Toimus selline vaikne küünarnukkidega. No ühesõnaga toimus selline territooriumi hõlvamine ja vaike liikumine, enesekehtestamine ja ikka vabas hoitud, aga siiski suhteliselt selgelt näha poolagressiivsus. Ma vaatasin seda huviga nagu kõrvalt, jällegi mul ei olnud õnneks vaja seal osaline olla, raske öelda, mis ise oleks niimoodi. Ma ei ole võib-olla nii teatrihuviline, et oleks siin ette läinud. Aga siis, kui üks noor daam, kes seal seisis selle tõrka, tõstis selle nagu mingisuguse eraldus selle nööri üles, siis mulle tundus nagu, et kaks kultuuri nagu teatud mõttes kohtusid. Üks oli see summ inimesi, kes oli korraks naasnud ühte varasemast arenguvärku, igaüks enda eest, teatud mõttes nõukogudelik või selline järjekorra situatsioon. Ja siis alla poole nagu endale vastu tuli kujutelda selline kõrgkultuur, see teater ja kõik see esteetiline ilu ja kõrgpilotaaž, see nauding, mis siis neid ootas seal ruumis ja nad segunesid. Ja loomulikult see juhtub igas kultuuris, aga vanades sellistes kultuurriikides, et rahvas tahab joosta või teatud oludes jookseb korvikohtade peale. Aga ma ütleksin, et ta juhtub meil kergemini kusagil mujal ja seda põhjusel, et meil ei ole vana kultuur. Ja see on ka jällegi nüüd tuleks tagasi selle jutu alguse juurde, meie demokraatia harjumus, see ajavahe, mille jooksul me oleme uuesti harjunud rääkima demokraatia keelt, on väga lühike. Ja ta, eriti meie võimukandjatel, siin tuleb öelda ka mitte ainult riigi tasandil, vaid ka tihti kohalikul tasandil, kellega nüüd süüdistama, lihtsalt üldise tähelepanekuna see keelekultuuri liht, poliitilise liht on ikkagi suhteliselt õhuke. Me näeme seda muidugi kõige reljeefsemalt praegu valitsuse näol, sest et valitsus on sattunud, ministrid on sattunud kõige suurem löögi alla, ega neil on juba kerge, aga tuleb öelda, et need valikud, ka sõnavalikud, mis tehakse, on harukordselt halvad, harukordselt kultuuritud selles mõttes, mida mina üritan siin teine tuua. Nüüd, mida teha? Kui vaadata ajalehtedes, televisioonis, raadios, mujal toimuvat debatti, siin ka enne harta 12, pärast harta 12, siis me saame sellise teatud mõttes, seal on palju selliseid jaotuspindasid, jaotus või lõikeid, aga üks oluline, minu arust kõige olulisem võib-olla selline mõõde, millelt üritatakse läheneda konstruktiivselt sellele kriisile, on öelda, see on kultuuriprobleem, nagu ma ütlesin, ja mitte midagi muud ei aita, kui selle kultuuri muutumine, aga inimesed, kes seda juttu räägivad, tavaliselt ei lisa, et kultuuri, poliitilist kultuuri, ükskõikest kultuuri ei anna kasvatada, nagu ma ei tea, midagi kuule külge pookida oksa. Selleks läheb aega. Selleks, et meil oleks oma Eesti kultuur, eks on ju vaja, et meil oleks on ju vaja oma ajalugu. Ja Eesti kultuuri puhul see on sajametlik. Poliitiline kultuur, demokraatlik poliitiline kultuur minu arvates tähendab seda, et vähemalt üks põlvkond on elanud demokraatia tingimustes
ja seda kuulutamata korralikult toimiva riigimehhanismi, riigisüsteemi tingimustes. Seda meil ei ole. Rääkides nüüd, et see kõik muutub kultuuriga, tähendab seda, et meil tuleb põhimõtteliselt kannatada seda, mis täna toimub, heas usus võib-olla veel 10, 15, 20 aastat ja siis ehk on kõik parem. Nüüd teine, nagu selle mündi teine pool, siis või see vastaspoolus ütleb, et vaja on vahetada seadusi. Ja siis loota, et kultuur muutub. Mina olen koos nende samade hartalastega sellel pool. Kultuuri me ei suuda muuta. Me kõik lähme koju ja räägime neid samu keeli, nagu me oleme siin rääkinud, võib-olla natukene meist on võimeline muutuma, kuulates võib-olla väga head esinejad, kes tõesti suudab argumenteerida midagi väga hästi, mina seda eriti ei suuda, ma arvan, et elu on näidanud, et keegi ei ole saanud saavusest pauluseks, pärast mind kuulates. Aga ühesõnaga, põhimõte on see, et kui me nüüd saame korda, see on nüüd see harta 12 idu või selline, kui see taandada nagu sellele, mida me tegelikult reaalselt tahame ja mida me ka nüüd saime selle presidendi ümarlaua jooksul ja meie tõlgenduses. President on natukene kahtlase nende väljaütlemistes pärast. Ja mida me saime on see, et pannakse püsti sisuliselt rahvaküsimus. Kõik võivad kirjutada interneti kaudu, paberiga seda, mida nad tahavad näha erakonnaseaduses ja Riigikogu valimisseaduses. Ehk siis öelda asju nagu selle kohta, kui suur peaks olema partei, praegu on see künnis 1000 inimesteks, võib-olla peaks olema 100 aastas. Mida teha partei rahastamisega, kas anda neile raha riigieelarvest, palju anda, keelata ettevõtteametisse, mitte keelata ettevõtteametisse, valimisseaduses lasta valimisliidud parteide kõrval, Riigikogu valimistel mitte lasta ja nii edasi. Need kaks asja pandakse nüüd, nii nagu meie alusime kokku, sisuliselt rahvaküsitlusega, viiakse kevadel Riigikokku, siis saab näha, kas fraktsioonid on sõnapidajad tegelased, sest et seal ümarlaual on kõik. Reinsalu, Simson, Mikser ja Pentus-Rosimannus ütlesid, et nad on nõus selle protsessi. Saa näha. Aga nüüd tulles tagasi minu jutu sellise üldise poole juurde, kui me saaksime, see on minu teooria, kui me saaksime need seadused korda, saaks poliitikasse ka viia selle vaba turu, mis meil on nii olemas igal pool mujal, eks, teha ideede turg vabaks, erakonnade turg vabaks, siis nende praeguste kindlustatud positsioonide murenedes peaksid ka Reformierakond ja kõik need muud parlamendierakonnad selle asemel näha nagu enda edu suletuses, hakkama nägema enda edu avatuses. Ja ehk sellistes oludes, kus kõik on üha rohkem avalik ja üha vähem on varjatud, hakkavad ka kaduma sellised praktikad nagu see, kuidas meil praegu moodustatakse riigiettevõtete haldusnõukogusid või politiseeritakse ametkonda. Mida rohkem see välja tuleb, mida rohkem on konkurentsi, mida vähem kardetakse, seda parem Eestile ja siis ka 10 aasta, 15 aastaga, 20 aastaga tuleb meil peale järgmine põlvkond, ta on juba allootamas, mitte siin, kes on teistsuguse poliitilise kultuuriga, kes räägivad sellist poliitilise kultuuri keelt, kus näiteks musta raha võtmine on automaatselt disklav välja, punakaart ja mitte üks koer ei haugu. See on nüüd see hartalik mõttekäik. Ehk siis alustada, kui me üldse millelegi tahame loota, ütlen mina, tuleb seaduste süsteemi muutusest. Võib-olla ma olen näinud, võib-olla kevadel avastame, et see eelnõu, 2 eelnõud lähevad komisjonidesse ja tulevad sealt välja ilma igasuguste sulgedeta ja sabadeta. No siis tuleb mõelda. Aga vähemalt teooria on selline. Nüüd, kui mulle saadeti, selles esimeses meilis mainiti siin paar märksõna, ma olen need kirja pannud, ma üritan kahes kohas ennast ka nendest märksõnadest vasta suunata, eriti kuna need märksõnad, mis ma välja valisin, haakuvad meie tänase üldisema problemaatilise kriisi taustaga. Üks on eliididemokraatia. Kas meil Eestis on täna eliididemokraatia? Ma kaasa isegi alguses mõtlesin, mida see tähendab. Aga kriisi vaatepunktist on saanud hästi selgeks, et meil on eliididemokraatia. Meil on poliitiline eliit,
parlamendi tasandil, kõik need parteid, kes on nii-öelda küüne peal, kes saavad liigilt raha või sees, kellele garanteeritud see ressurss, või ütleme, need rahad, nad näevad tõesti kõike seda, mida nad kontrollivad või kõike seda, mida nad riigis teevad, nad näevad kui ressursi kasutamist ning üritavad seda maksimeerida. Ja see on selline väga managerlik lähenemine. Sul on võim on ressurss, sa pead selleks maksimeerima häälte vargu. Sul on võim on raha, sa pead seda kasutama maksimaalselt, et sinu sõbrad, ärimehed, mis sina, mis saaksid võimalikult hea tulla, nii edasi, eks. Kõik on instrument. See ei ole nagu, ütleme, klassikaliselt liberaalne poliitika ja see tavaliselt hõlmab nii vasakpoolseid kui parempoolseid klassikalisi erakondi on näinud poliitikat maailmavaadete konkurentsina. Ja meil see on totaalselt kadunud. Selle asemel on meil selline ressursipoliitika, kus siis iga partei, kes on vähegi asja juures, kontrollib seda, mis tal on pärast kätte antud. Kes kontrollib Tallinna linna, kes kontrollib Toompead ja kontrollivad nad seda igal tasandil manipuleerides. Ehk see kõik liigub seda pidi, aga mitte, nagu me võiksime tahta kodanikena, mõistliku jutu, dialoogi, tagasisidena, vaid ta liigub kontrolli üritavalt, ta liigub manipulatsioonina. Meile räägitakse teatud juttu, näiteks täna oli presidendi juures olid järjekordselt kärajad, mitte nüüd see ümarauda, eks oli veel kuu, räägiti, millest Eestit me tahame 23 aasta pärast. Ja seal oli Jürgen Ligi, mina ise ei olnud sellega, ma nägin seda osa sellest üritusest, nägin läbi interneti, kes rääkides siis demokraatiast Eestis näitas pilti põlevast Eesti lipust. Ja oli enne seda rääkinud sellest, kui tähtis on korralik rahandus riigi arengule ja kuidas võib riiki laastata ka demokraatlikult. Ja siin on selline elementaarne skeem. Mida ta üritas öelda, on see, kui te kritiseerite Reformierakonda, siis te ohustate sellega Eesti majandust, mis on praegu väga heas seisukorras, vähemalt selles mõttes, et ta on tasakaalus. Ohustate Eesti majandust, ohustate sellega demokraatiat, sest et demokraatia, suveräänsus ja edasi ei saa toimida, kui majandus ei toimi. Ja ohustades demokraatiat, ohustate Eesti riiki. Tõmbame ringi kokku, meil on selline sümbolite keeles, lihtne keel, kus on öeldud, kritiseerige mind ja riik variseb. See on manipulatsioon. See on antud juhul siis keele või maailma või niisuguse teooria kasutamine manipulatsiooniks. Et selles mõttes, kas meil on liigi demokraatia, mõtleksin, et paremat näidet kui see, mida ma nägin täna Jürgen Esinemisest, kes muuseas on väga hea rahandusminister. Aga see, mida olin Esinemisest näha, kui väga hea rahandusmees üritab kõike korraga seletada parteipositsioonilt, tal ei midagi puudu. Ta unustab ära, et rahandus või majandus ei ole demokraatia esmane tugisammas. Ta on oluline osa riigist, aga demokraatia ikkagi eeldab midagi muud kui seda, et riigil on rahandus korras. Demokraatia eeldab seda, et riik on võimeline rääkima kodanikuga dialoogi keeles. See, mis meil on pigem, ma ütleksin, liigidemokraatia, üldine termin on mõnes ka managerlik või manageriaalne demokraatia, kus üles ta pole mitte ainult meritokraatia, see sõna tähendab seda, et inimesed kerkivad vastavalt enda võimetele, ehk siis võimeid premeeritakse, vaid ta on sellised üsna ohtlikud tunnused, ta on teatav selline päritavuse tunnus tekkinud. Meil on terve rida inimesi, me ei ütle, et on halvad inimesed, aga kelle vanemad on olnud poliitikas ja kes tänu sellele on saanud poliitikasse lihtsama ligipääsu, tänu kellele või tänu kelle vanematele meedia huvitub neist viisil, millest ta ei huvituks näiteks mõnest uuest või ta on nullist valgeväesteks, ma hakka nimesid nimetama. Ja need inimesed on saanud nagu sellise eduga, handicapi, need dünastiate nagu teised või noored liikmed ja kasutavad seda ära ja see kõik on nagu normaliseerumas. On siin väga kõrgete inimeste lapsi, kes tõusevad väga kiirelt läbi riigiasutuste. Jällegi, et ta on siis manageriaalne demokraatia, milles on teatavad selliseid feudalistlikke tunnused, ütleme, ma nüüd päris otseselt seda
päris ausalt ja otsekohaselt seda üritan defineerida. Meil on, see on jälle üks aspekt, mis on enda. 12 ühe alla kirjutanud poeg ei ole ka mitte samasugune, näiteks Jonatan Vseviov. Alla kirjutanud poeg, kuigi Vseviovil, David Vseviovil ei ole riigiametit. Mina praegu räägin inimestest. Mis positsioon ta et see, et tema isa on lugupeetud inimene ühiskonnas, kusagil tuleb joon tõmmata. Mina mõtlen inimesi, kelle vanem, rohkem inimesi, kes ise olles väga kõrgetel kohtadel teevad enda lastele tee lahti, võib-olla lihtsalt sellisest ahviarmastusest. Nad ei pruugi isegi tihti telefoni tõsta, vaid see tehakse ära, sest kes see ikka tahab seda halvata, eks. Aga Jonatan või selle David Vseviov, meil on ka Jevgeni Ossinovski, kelle isa on suhteliselt jõukas, eks. Päris nii ei saa, et keegi, et kui sul on selline eelis, et see üldse taga ei ole, ma seda ma ei taha öelda. Ma tahan öelda, et need on ohtlikud tunnused ja need ei tohi saada reegliks, nad rikuvad jällegi demokraatia legitiimsust selles mõttes, et inimesed, kes on tavakodanikud, kaotavad usku süsteemi. Aga nüüd, kui ma jätkan seda mõtet, siis selles ümarlavas, kus me olime, tekkis huvitav situatsioon. Hartalased 10 või palju meil seal olime, koos erakonna esindajatega presidendi laua ümber ja pikka aega räägitakse presidendi kaasamisest. Kuni siis Marju Lauristin saab mõõt täis ja mingil hetkel ta peab käratab, et see ei ole kaasamine, see on osalemine, mida me tahame kodanikuühiskonnana. Me ei taha, et meid kaasatakse protsessidesse, me tahame seal osaleda. Me ei taha, et protsessid oleks valmis, siis öeldakse meile uks lahti, palun, öelge teie, mis te nüüd arvate protsessist, me tahame need protsesside loomise üles kaasas olla. Ja juba see sõna kasutus on huvitav. Mis on veel huvitav, on see, et ta esitab enda lõppsõnas isikka kaasama. Nants, aga minu arvates tähelepanu nants. Osalemine ja kaasamine ei ole samad asjad. Võib-olla siin on nüüd õige koht tuua sisse üks teema, mis mulle enda on suhteliselt südamelähedane. Meil oli kunagi hetk 93-94, kus meil oli peaminister 32 aastat vana, välisminister 26 ja siis veel üks kaitseminister ka 26 kuni. Ja korra on veel noorem minister, see oli Mikser on olnud noor, aga see oli hetk, kus meil oli praktiliselt kõik see jõupool riigis, see oluline pool tollel hetkel välissuhtlus, peaminister ja kaitse, olid väga noored inimesed, see oli Eesti märk, see oli põlvkondade vahetus. Ligi 20 aastat hiljem on meil situatsioon, kus näiteks selles ümarlauas oli võib-olla 40 inimesest 30 aasta vana. Ja seegi on saavutus. Postimees, leht, mille kolumnist ma olen regulaarselt, teeb igal aastal korra sellise arvamusliidite lõuna. Ja 2 aastat tagasi selle lõuna teema, see on tulevad ministrid, see on kutsete üritus Eesti Liit. Ja see lõuna oli 2 aastat tagasi, see teemaks oli, kuidas vananeda väärikanud. 2 esinejat oli Enn Vetemaa, väga väärikas ettekanne, väga oma intelligentne mees, kirjand, ja Ülle Madise, väga tark, tore ja igati pidi kompetentne noor naam, 36 vist, ma ei eksi, ikkagi noor. Ja Ülle Madise, ta tõenäoliselt seda niimoodi ei mõelnud, aga mulle jäi see väga teravalt silma. Selle seltskonna hulgas 200 inimest niimoodi oli võib-olla, ma ei näinud ühtegi inimest, kellest ma teadnuks siin, et ta on vanem, et ta on noorem kui 30 aastat. Kõik olid vanem kui 30, alla 3 miljardis ja võib-olla mõni üksi. Ja siis Ülle Madise, kes on juba midagi saavutanud elus, ütles muu hulgas seda, ja ta mõtles seda hästi mitte avastamist. Ma lihtsalt kuulsin seda teistmoodi. Et tema kavatseb jääda enda praegusele positsioonile ühiskonnas, mitte tingimata praegusele tööle, aga mõjutama, kuni ta on 75. Järgmised 40 aastat. Ja ma enne mõtlema, et kui sa praegu oled 25 või 26 või 23 või 28 aastane, siis arvestades meie ühiskonna poliitilist suletust, poliitika suletust ja kõike seda, nendel inimestel noortel tuleb oodata siis, mis 3-40 aastat on nemad pääsevad midagi tegema. Ja kuidas Eesti riik on nii kiiresti muutunud. 18 aastat tagasi oli meie uhkus olla nii noor, edasipüüdlik ja edasi riik. Täna oleme
keskealiste riik, kes valmistuvad vananemiseks, võimalikult konservatiivsed, et hoiaksime, kui neid ei taha lahti lasta millestki. Ja see on minu arvates üks selle demokraatia kriisi praegustest üks aspektist, üks nurkadest ja aspektidest, mida ei panda veel hetkel tähele, mis tuleb rohkem esile. See Arto 12 sai võimalikuks tänu sellele, et üks 26-aastane internetiga väga sina peal olev noor selg võttis kätt ja hakkas helistama pooltuntud nimedele, mulle kõigepealt ja siis teistele ka, ja küsis nõu. Ja tema ajas kokku selle Arto 12 seltskonna. Ilma temata poleks ta juhtunud. Ta on palju sõpru, paljud neist tunnevad internetis ja internet on nende järgmise põlvkonna elu üks selliseid kandvaid sambaid, viisid, millest isegi mina päriselt on aru ei saa, kuigi ma ei ole nii väga vana. Aga need inimesed, need noored on meie tänases elus totaalselt väljenduseta. Nende ainus võimalus poliitikasse minna on astuda Reformierakonda, Keskerakonda, sotsidesse või IRL neastab teid ja kui loeme lehti, mis neid ootab? Neid ootab see, et neid kasutatakse muuladena. Kes annetas Reformierakonnas raha? Mitte Ansip, mitte Liigi, mitte ükski vanem minister annetasid 10 000 kroonide kaupa kõige nooremad liikmed. Siin on nüüd peaaegu selline nagu sõjaväe dedovšinaasi, et kõige nooremad teevad kõige räpasemaid asju. Sellepärast, et vanemad ei taha teha, ei taha riskida, ja B, kui sa noored oled korras sidunud selliste asjadega, siis nad ei saa pärast kaevata. Meikar on selles mõttes väga haruldane nähtus, et ta julges kõik riskida ja öelda, et ka tema oli määritud. Aga seda on väga raske teha, kui sul on perekond, lapsed juba. Ja kujutage nüüd ette, eks neid tõsiselt vabameelseid noori, nad ei lähe sellisesse poliitikasse, et järgmised 2-30 aastat lihtsalt nühkida mingisugust pinki, kuni mingi koht tekib. See ei ole realistlik. Meie riigi praegune visioon nende noorte jaoks on see, et nad teevad internetti, annavad valitsusele IT-tuge üha paremini. Aga see on ju absurd. Nad lähevad lõppkokkuvõttes ära, kes vähemgi saab. Ma olen käinud isegi veel nooremad inimesed, ma käisin keskkoolis, oli üks demokraatia päevanimeline üritus siin paar kuud tagasi. Ma käisin ühes Mustamäe keskkoolis, väga aktiivne, väga intelligentne, viimane klass, 12. klass, 20-25 noort inimest. Küsisin nendelt, keda teist huvitab poliitika, tõusis üks käsi ja see ütles, see poisslaps, noormees, ütles, kui ma küsisin, et kui ma teda veidikene küsitlesin, ta ütles, et teda ei huvita see poliitika, mis käib Toompeal, ta huvitab poliitika üldiselt, aga ta arvab, et see, mis Eestis toimub, on nii kaugele sohu vajunud, seda enam ei päästa, tema sellega enam kontakti ei saa ja tema poliitika huvi on seetõttu ongi teoreetiline või siis võib-olla äärmuslik, kui on mingisugused, nagu need tänava protestid või sealt kaudu võiks midagi teha, eks. Ma küsisin nendelt inimestelt, siis nendelt õpilastelt, noortelt inimestelt, palju neist Eestist tahab ära minna üle poole. Kas päriseks mitte ka pikaks ajaks üle poole neist ära minna. Põhimõtteliselt meie selles demokraatias on muu hulgas toimunud 18 aastaga või isegi vähem ajaga selline pööre, et meil on terve riigi tulevik, ma ütleksime, küsimärgi all, väga rasvase küsimärgi all. Ma ei tea, palju teist luges täna Postimehest. Seal oli üks väga huvitav lugu sellise mehe sulest nagu Ott Lumi. Ott Lumi oli väga lahedalt seotud Respublika kerkimisega. Ta oli Respublika peasekretär, Respublika sai võitlised valimised, Juhan Parts sai peaminister. See oli selline väga adrenaliinirikas aeg. Ta läks suhteliselt kiiresti ära, ta ei jäänud sinna. Aga ta on tulnud poliitikat seespoolt, sellist teravat poliitikat. Temast on saanud, ta oli ülikooli lektor ja suhtekorraldaja. Tema artikkel tänane oli katse analüüsida seda harta situatsiooni enne kriisi ja tema järeldus oli, et me kas teadlikult või teadmatult need harta autorid tegelikult ei tegele mitte ühiskonna parandamisega vastuvõetavas vormis, vaid võitleme võimu pärast. Et see kõik on üks võitlus võimu pärast sõltumata sellest, mis me ütleme.
ja teatud mõttes tal on õigus, aga see, et isegi temasugused väga intelligentsed ja horitud inimesed ei näe seda võimalust, et see, mis toimub praegu, on selline spontaanne protest, eks. Lihtsalt selle jampsi vastu, mida me näeme, isegi kui me ei ole, võib-olla kõik meist ei ole või nendest inimesed, kes on nagu kriitilised, ei ole tingimata kriitilised väga teadlikud, aga kui sa näed, et inimene on võtnud ämma käest laenu, eks sa saad aru, et millegagi on kusagil väga mäda. Ja kui selline asi ei ole nagu tajutav, vaid kõik näeb nagu võitlusena mõju pärast, siis ma ütleks, et see on üks näide sellest, kuidas see meie parteiline süsteem on nii valesti kusagile sohu läinud, et ta koolutab ka inimesi, kes ei ole nagu poliitikas, kes mõtlevad sellest, aga kes ei oska nagu poliitikat näha millegi muuna kui võitlusena, kus reeglid tegelikult puuduvad. Võidab see, kes suudab parteistada rohkem riigiameteid, ministeeriume, saada sealt annab maha, suudab osta ära või suudab teened osutada võimalikult palju ettevõtjatele, et saada parteiraha, eks, musta raha, võidab see, kelle kontrollil on meedia, et tema keel, tema paradigma kõlaks Postimehest, Päevalehest, Delfist, sest et see kõik on üks ressurss, see kõik on üks plaan, see kõik käib valija pärast ja valija selles kontseptsioonis ei ole tegelikult rohkem kui lihtsalt ettur. Teda on võimalik lükata. Ja jällegi see, et on tekkinud meil selline vastureaktsiooni muugas Arta 12 ütleb seda, et meil ei ole veel tegemist etturitega. Tegemist on riigiga, kus väga palju inimesi on võimelised mõtlema iseseisvalt. Ja jällegi, miks mujal ei ole sellist, miks me tundime suhteliselt unikaalselt täna? Me muidugi ei ole unikaalsed Ida-Euroopas, Rumeenia, Bulgaaria on meil hullemad näited. Aga Lääne-Euroopas, ma olen ise elanud 12 aastat väljas, ei ole midagi sarnast ja ei olegi võimalik. Ja jällegi tegemist on selle ajatelle pikkusega. Nende parteide välised institutsioonid, millega parteide tuleb suhelda riigivõimu teostades, on institutsioonid nagu ütleme ministeeriumid, riigikantselei, meie mõistes kõik sellised ametid, esmajäämise riigiametid, nad on iseseisvad, nende tegevus, praktika ja reeglistik on välja kujunenud pikkade aegade jooksul, neil on teatav uhkus, nad kaitsevad iseseisvust, on harjumus, et nad iseseisvad ning kõige olulisem on see, et on olemas järelevalve. See, et poliitikud ei sekkuks riigiametite ministeeriumide tegevusse, selle üle valvavad ametid, selle üle valvavad, see on kohtulikult jõustatav ja see toimib. Jällegi, meil on situatsioon selline, meil see nõmakoos istus mees nimega Ardo Ojasalu, kes on praegu parteide järelevalvekomisjoni esimees, selline asi on kokku kutsutud, ta on parteide väline, tema seda juhatada vaatavad nad siis seda, milline on parteide rahastamine ja parteide raamatupidamine, kõik see. Ta ise ütles presidendi ees, meie kõigi ees, rääkides sellest, mida ta tegelikult teeb, et ta juhatab komisjoni, mida ta ise kutsus koerakeseks, kes paremal juhul saab klähvida, hammustada ka ei saa. Rääkides sellest, et oleks suur koer, eks. Ta on väike koer, pisikene koer, kes siis hammustada ei saa. Kui nad näevad mingisugust probleemi parteide rahastamisega, seda on võimatu, seadust ei lase seda defineerida täpselt, seadused on väga segased, piirid, kust jooksevad, väga segased, ainukene, mul mälu ei võta, siis ainukene põhjus, miks üldse võiks minna prokuratuuri partei rahastamist puudutava küsimusega, on siis, kui tegemist on partei rahastuseeskirjade rikkumisega või midagi sellist. Ja see Ojasalu ütles, et ei ole prokuratuuris inimest, kes teaks, mis see tähendab. Kas oleks võimeline seda kaasust tõlkima juriidilisse keelde ja minema selle kohtusse. Kas meie järelevalve on null. Väga raske on. See tähendabki sisuliselt ju, kuidas öelda, kultuurilist kriisi, ma mõtlen definitsioonide kriisi, kui see definitsioon, mis te räägite, tähendabki seda, et definitsioonid võivad ju olla, aga kui see definitsioonide taga enam midagi ei ole, mis siis teha, eks ole? No Ojasalu, ikka on võimalik kusagilt alustada, näiteks Ojasalu näitel
panna paika need paar definitsiooni, mis on lubatud, mis ei ole, kuidas kontrollida, anda sellele komisjonile mingisugused õigused, prokuratuurile teha see asi jõustatavaks, asjad kohtusse ja tuleb pretsedent. Ei no, ma mõtlesin kultuuri kontekstis nagu selliseid mõisteid laiemalt, eks ole, ühiskonnas tekib näitena kas või töö või perekond, hakkame alusmõistetest, kui seal ei ole enam arusaamist või ühtset arusaamist nendest mõistetest enam, siis on selline... Ma saan aru, aga ma ütlesin algust peale, minu isiklik seisukoht on, et seda ei anna, me ei saa loota, et see lihtsalt paraneb. Me peame tegema mingisuguste näidete, pretsedentide najal, tegema selgeks, mis on vastuvõetav, mis ei ole vastuvõetav. Ja kui on vaja siis kohtulikus korras ja lootma, et see lõpuks tilk-tiiva kaupa aitab nendel mõistetel, millest te räägite, jõuda massideks. Aga mis on teie alternatiiv? Ei, alternatiiv, need ausalt öelda, mina ei panna alternatiivi. Võib-olla kõik praegu oli need asjadega mõelnud, et näiteks kui praegu konkreetselt oleks valimised, mina lõpetad, ma olen see inimene, kes ei oskagi praegu valida. Ma seisab nagu ramas ja ma ei oska ühtegi erakonda. Sest ei olegi midagi valimised. Kahjuks, siin on see probleem, et 46%, Eestis on 46% viimaste küsitluste järgi, kes helist ühtegi partei. Kui see 46% saaks ennast kõik kokku ühte parteisse, see partei võidaks valimised mäekõrgus. Sina küll, jah. Enne, kas sa Rata loed aga mõnes selle peale, et me oleme saitsi, et on olemas muudavad parlamendis. Need inimesed, kes teada valetavad. Ja me näeme, et ei taheta võtta vastutust. Ja me näeme, et on tekkinud mingi päris suur ühiskondlik jõud, kes tahaks tekitada erakorralisi valimisi, et võtta see usaldus, krediit uuesti ühiskonnalt tagasi. Ja seda ei lasta tekkida. Et järsku peaks võimaldama erakorraliste valimiste esile kutsumiseks mingit paremat mehhanismis. Et vaata, siis tekib poliitikutel tegelikult vastutus hirm, et mul ei ole tegelikult see võim 4 aastast käes, aga pidevalt pingutama, et mul nägu oleks kohas, et mul oleks ikka ülimalt kohas. Harta inimesed räägivad igaüks enda eest, eks mina ei saa nagu selle peale saata enam rääkida, aga ma ei öelda, mis mina arvan sellest. Ja ma arvan seda, et kui sotsid tulid välja selle mõttega, kes iganes tulid välja selle mõttega, et teha erakorralised valimised, teeb seda ilmselgelt praeguse süsteemi seisteks, praegustel tingimustel. Kui nad ei ütle seda, et need valimised peaksid tulema, kui nad ei garanteeri, et nad muudavad süsteemid, kui nad ei lähe valimistele selle lubadusega, siis puudub igasugune mõte. Isegi kui nad lubavad, ja muidugi ei ole garantiideks. Ja ega me muud ei saagi teha, see harta on katse teha midagi, millega parteid on hakkama saanud väljaspool parlamenti, mitte alternatiivse, mitte põhiseadusvastase organisatsioonina, aga lihtsalt saada mingisugune rahvaalgatus käima, rahvas paneb kokku mingid reeglid ja proovigu siis parteid öelda, et neid ei huvita. Võib-olla, et see ei toimi, aga see on ka üks selline meeleheitlik katse, ega meil ei ole mingisugust võlurohtu, me lihtsalt ka reageerime sellele, mis meile üldse ei meeldi, me näeme. Aga jah, erakorralised valimised samas süsteemis toodaksid lihtsalt mingisuguse teise kahtide jaotamise kogu. Ja kusjuures meil on siin tõsine probleem selles riigis ja see ei ole kellegi süü otseselt. Aga ma olen hakanud aru saama, et miks Reformierakond on nii siiamaani olnud nii stabiilselt populaarne ja siin on seos selle 100 000 või 100-200 000, mis siin on see inimese või perega, minu statistika on suhteliselt nõrk, kes on laenu võtnud, kellel on pikad laenud peal. Nende inimeste esmane mure on see, mis siis saab, kui läheb tulumaks astmeliseks. Tehakse kiired arvutusi, mul on endal minu õeperekond, inimesed, kes on tegelikult mõtlevad inimesed, kellel ei meeldi see, mis toimub, kes teenivad päris normaalselt, aga nad 2 lapsega ja maja laenud on uusarasega, nad ütlevad, et kui maksusüsteem läheb nende jaoks paigast ära, läbi. See ei ole isegi teadlik. Siis on meil hoopis uue probleemi. See on egoistlik lähenemine, solidaarsuse küsimus, et ühiskonnid kollektiiv lähenemine. Ma ei taha kedagi süüdistada, aga ma ütlen, et meie ühiskond on juba sisse ehitatud üks telg, millele ei hakka poliitiline hammas peale enam, sest et need on inimesed, kes puhtalt enesekasust, isegi mitte enese, vaid ütleme normaalsest enesejaolu soovisteks, hääletavad Reformierakonda mitte maailma, et puhtalt makse. Ei, nagu mõtleme ka aga jälle. Mul on selline küsimus, et kes sellele komisjonile need muudavad volitused siis anda peaks? Komisjonile, selle Ojasalu komisjonile partei, kohe.
parteid panid nad püsti ja ütlesid, aga teie mandaat on selline. No kas nad ei anna ju, seda on lootagi. Ei, aga ma ütlen jälle, kui see asi, mis meil juhtus presidendi juures 2 tundi tagasi, kui see tõesti läheb käiku ja mina ise istusin seal, ma mäletan, ma tegin, mind ei huvitanud nii palju see jutt, vaid ma küsisin ükskord presidendi, kas te garanteerite, et sellel asjal on mingi ajakava ja te olete selle asja patroon. Ta ütles jah ja ütles ka, et ma garanteerin, et see ei sumbu. Ma küsisin parteidelt, Reinsalu ütles jah, ta on selle protsessiga kaasas, Pentus-Rosimannus ütles, et ta toetab eesmärke, aga saab näha, ja Mikser on kindlasti kaasas. Meil on lootus vähemalt, et see asi läheb kindlasti käima, kindlasti tuleb see mehhanism, millega kogutakse rahvast arvamusi, kindlasti tulevad eelnõud, aga mis juhtub kevadel, kui need eelnõud lähevad komisjonidesse ja komisjonidesse, see kõik sõltub, et seal tuleb presidendil, kui ta on midagi väärt üldse, rusikas lauale lüüa ja öelda, et tal on läbi meie ja läbi selle protsessi rahva mandaat, sest ta on parteide valitud, eks. Ta sõltub parteidest, aga mina tahan saama nagu teie, mis juhtub olukorras, kus seda nullima hakatakse, et kas president astub välja või ei astu. Ma ütleksin ühte asja muidugi, et kui see asi ära nuditakse, et tuleb mingisugune dekoratiivne muutus jaanipäevaks, siis see harta, mida nüüd harta, kas me oleme kõik istunud üle kõige küünilisema episoodi otsas Eesti ajaloos üldse. Pärast seda pole mitte midagi juhtunud. Kui see ei töötas, mis veel töötab, siis töötab ainult, kui me tänavale tuleb. Ma arvan, et see lahendab midagi selles suhtes, et meil on tegelikult kontseptuaalsema kriisiga, eks ole. Võib-olla kriisi põhjus on hoopis see, et kumba ühiskonnamudelit üldse valida, et kuna praegune konkurentsipõhine ühiskonnamudel on sisuliselt ennast ammendanud, et antud kontekstis päris kindlasti, eks ole, et kas ei peaks siis minema hoopis koostööpõhisele nagu infoühiskonnale üle, eks ole. Mis see tähendaks? No ma mõtlen sellist ühistegevuslikku majandusmudelit ja nii edasi. Kui ei ole tegijad, kes seda muudaks? No, aga kui inimestele pole tutvustatud, kui teoreetiline baas on olemas, eks ole, aga kui inimestele pole tutvustatud antud valdkond, eks ole, ma tean, et Tartu ülikoolides on väga hea baas olemas, Tallinna ülikoolid ju ei tule, eks ole, kui sedasi vaadata, et kuhu see noor kaader läheb siit Läänemaalt, siis ta ei lähe Tartusse, ta läheb peamiselt Tallinnasse, see tähendab seda, et siinne regionaalne tasand on hoobilt sellest teadmisest kohe ju ära lõigatud ja pärast, kui need lõppkokkuvõttena parlamenti lähevad, kas või siit tasandilt need inimesed, siis seal läheb sõjaks lahti ühte, seal on üks informatiivne väli, teistel on teine informatiivne väli, eks ole. Et kas me toodamegi siis sisuliselt juba haridustasandil juba kodusõda sisuliselt? Kodusõda on seda väikemata, eks kui Haapsalus ei ole lihtsalt seda skaalat, millega pakkuda noorele inimesele eneseteostust, eks. Seda pole otsitudki ju. Seda ma ei oska öelda, ma ei ole Haapsalus kunagi elanud. Juured lähevad küll Läänemaale, aga seda ma ei oska siin vastata, aga jah, ta on süsteemi sisse ehitatud. Kui te vaatate seda minu arvates idiootlikku riigi vaatepunktist seda vigala, mis politseinik see oli, Lihula. See on ju uskumatu, et midagi sellist võiks toimida. See on jutt käib paarisadest eurost kuus, eks. Topeldage selle, see on vist 600 eurot, eks. Tehke sellest 1000 eurot, et saate politseinik. Ja siin istuvad, ja see on riik ja mina olen selle poolt, et ma andsime selle garantii 1,3 miljardit Euroopa Liidule ESM, eks. Ja siin on omad põhjused, ma hakkan neid seletama, ma olen selle poolt. Aga samas ma saan täiesti aru, kuivõrd, vabandust sõna eest, idiootlik on see olukorras, kus me ei suuda maksta ühele valla politseinikule 1000 eurot kuus, eks. Miks te olite poolt? Need kaks asja ei ole selles mõttes seotud. Aga kodaniku vaatamõttest, ma saan aru. Aga kodaniku vaatamõttest, ma saan täiesti aru, kui sa avad hommikul lääne elu, eks, ja loed seda ja mõtled, et see riik on omadega täiesti. Ma tahan seda öelda, et see riik ei, kui see valitsus on nagu, mitte ainult valitsus, kogu poliitiline liit on kaotanud reaalsust tajuda mõttes. Nad teevad asju, mis ei ole selgelt, ütleme pehmelt jätkusuutlikud, nad teevad neid edasi. Härra Lobjakas, üks võib-olla väga järsk küsimus, aga kui te arutasite neid asju, ega see üle teil kõik ei toimunud. No, kas tõesti siis seda varianti, et nõuda ikkagi vähemalt Ansipi tagasiastumist?
ütlen ausalt, 17 inimest kirjutas alla aktiivselt, tegeles sellega 9-10 inimest. Nad kirjutas seda kokku, seda teksti. Ja valdav enamus nendest inimestest, igaüks isiklikul põhjustel ütles, me ei saa teha poliitilisi nõudmisi. Mina oleksin võib-olla isegi nõus olnud, aga samas jälle, tuleme välja hartaga, mis ütleb, et Michal peab tagasi astuma. Aga see on, me oleme võib-olla liiga kontseptuaalsed, aga me mõtlesime, et oluline on muuta süsteemi. Neil on küll see. Vaadake, see mõttekäik oli see, et me mõtlesime, et ühe inimese kõrvaldamisega me ei saa, et see on meil suurem ülesanne. See ei ole niisama ühiskondlikult resonantsi mõte. Ma saan teist täiesti aru. Oleks midagi juba, see oleks just nii. Sest, te olete tark inimene, ma pean teie kirjutistest väga lugu ja sõnavõttudest. Ja te ise ka ei usu, et see, mis nüüd toimus, mille president oli sunnitud ette võtma, see on ju kõik nii-öelda, ta ju ütles ka võtame hoogu maha ja see on lepitus, see on otste auru välja laskmine, see on kõik jälle läheb rahvanud tasapisi ära, kõik vajub ära. Kui tuleb moment, selle momenti ma ennustan teile ette, mida te ise ka ütlesite, et järgmise jaanipäevaks on jah, midagi on tehtud. Mingisugune, nulisunnitus on see välja tulnud. Natukene parandatakse sealt ja natukene siit erakonna. Ja siis edasi. Teate, mis ma ütlen teile, mina olen esimene, kes kirjutab Postimehes loo ja kirjutab nii karmilt, kui vähegi suudab. Ja ma tsiteeriksin tõenäoliselt Ronald Reaganit, kes ütles kunagi Gorbatšovi poole pöördudes, tõmmake see müür maha. Mingi hästi kuulus tsitaat. Ma olen juba mõelnud, ma kasutan seda tsitaati ja võtan selle 1,5-tunnise kohtumise lindistuse ja kirjutan sealt sõna-sõnalt need tsitaadid, mis on Ilvese poolt öeldud, Reinsalu poolt öeldud, Pentuse poolt öeldud ja küsin, kus see on. Ja kui see ei toimi, siis andke andeks, mina ei ole inimene, kes teile elva kaheks täna oleks. Aitäh ja ma annangi teile oma hääle ja toetuse kaasa. Et tulebki, teil ei ole pääsu, tulebki luua partei ja see partei tulebki välja järgmistele valimistele konkreetselt selle kõigega, mis tuleb siin muuta ja te tagate selle, et muudetakse. Ainult siis saab, nii saab. Teil ei ole vaja isegi majanduslubadusi ja kõike nii, vaid ainult puht poliitiline. Aga ma tahaksin, et meil süsteem, ma tahaksin, et järgmised valimised oleksid ikkagi majanduslubadustega, maailmavaateliste lubadustega ja ainukene viis seda saavutada on see süsteem proovida korda teha. Okei, me korda ei saa teha, kui teil on õigus, kui ma olen ka küüniline, mul on õigus, siis võib olla. Selle erakonna poliitikaga, mille alusel praegu meil on poliitiline süsteem üles ehitatud, mitte midagi ei tule. Vaja on vaja, et te teete uue erakonnaga ja tõesti sellega tulete. Teie ei ole respublika kordamine, see ei ole see. Siin on midagi muud. Räägime, kuidas Harta loojad said aru peaministri vabandusest. Mis see tähendab? Millest vabandus? Meid see väga ei huvitanud. See on väga oluline point siin, see ühiskond resonants. Nendel asjadel, nad ei ole nagu järjestatavad suurusjärjekorras, et Michal on üks inimene, süsteem on, Michal on teatud mõttes süsteemi kehastus ja sümbol. Ma saan täiesti austast, aga hartalaste selline üldine kokkulepe oli, et me tegeleme suurte küsimustega. Me ei tegele Ansipi ja Michaliga ja ükskõik, kas on vale või õige, nii nagu otsustasid. Ja mina... Sellepärast ma soovitangi teil tuleb edasi minna. See on ilmselt... Ma mõtlen selle, aga ma tahan öelda seda, aga et Ansipi vabandus meisse on otseselt ei puutunud, eks. Ja need on tegelikult minu vaatepunktist. Michal ja Ansip on asjad, millega peab tegelema ajakirjandus. Ja pidevalt pressima neid lugusid, küsimusi, süüdistusi. Nad lihtsalt ajakirjanduslikult vähema hulluks. See ei ole harta asi, harta nagu vaatab suuremat inimest. Siin on see vahe. Resonantsi andku ajakirjandus. Minu arust iga päev olgu juhtkiri Postimehes Michal valetas. Ansip vassis, vabandus oli tal, ütleme ausalt, eks nõme, nii edasi, täiesti nõus. Aga me üritame kahtlast üks teema oli. Võib-olla... Nii kaua, kui on selline poliitiline süsteem, erakondade käes kõik absoluutselt mitte midagi muud. Teil on ilmselt õigus. Seda oleme ära näinud nüüd. See on tõsi, et mis selle
see on minu täielik spekulatsioon, ma olen lehti nagu kõik teised, eks, ja vaatan, mis toimub ja analüüsin ja mul on endal ka, on tegelikult aru saanud Eesti selline tunne, et no ütleme, võtame Reformierakonna selle praeguse situatsiooni nende tippjuhtkonna. Mul on tunne, et neil kõigil, see on situatsioon, mida inglise keeles kutsutakse Mexican standoff. Ja ilmselt ei tea, mis see tähendab, see on, kus kaks kauboid seisavad vastamisi, mõlemal on püstol käes ja mõlemad sihivad üksteist pähe. Ja see on väga keeruline situatsioon, sest et kes esimesena vea teeb, saab surmaks. Nüüd kujutage ette, et teil on siin 10 inimest, kes kõik seisavad niimoodi. Ja mul on tunne, et meil on kergelt sarnane situatsioon, et Michali väljavõtmine tähendaks seda, et tema püstolist oleks pauk, keegi kukuks, selle inimese püstolist oleks pauk, sest siin on selliseid väikseid, suuremaid vihjeid olnud, et no, venelased kutsuvad seda kompraks või mis iganes, et seda komprat on kõigi kohta ja nad võivad olla situatsioonis, kus on liiga palju kaotav igal ühel lihtsalt. Muidugi oli proua Rosimannus Pentus noogutas eila seal ja oli nõus, et ja nemad on nõus kõik arutama ja vaatama ja kaaluma ja et te osaleksite ja kaasama kõik ja see kõik on praegu suurepärane. Vaat nõude ajal oli ta lastel hiljem, mäletate, oli ju suur kass ja hiired. Kass jantis ja püüdis korda majja saada hiirtega ja mitte kuidagi saada, lõpuks ta oli väsinud ja ütles, et давайте, ребята, будем жить дружно. Ja praegu on sama situatsioon. Neile on see suurepärane praegu võimuerakondadele. Suurepärase tähendab võimaluse pakkumine sellest asjast praegu, kuni kõik vaibub ja jookseb tasapisi. Ja nad hoolitsevad selle eest, et see läheks kõik võimalikult kergelt nendest kõik üle ja mööda ja jääks vana viisi. Ma ei ole päris kindel, et see on nii lootus, et näiteks siin on üks väike aspekt. Võtleme kõiki vaikse. President ju andis suuna. Üks väike aspekt, mida ta võib-olla ei arvestada. Reformierakonna... Sama ütles ju president. Basilio moodi. Kui Reformierakonna toetus peaks kukkuma alla 20%. Ta ei kukku. Kui ta peaks kukkuma, siis ma arvan, et see küsimus laheneb seespoolt. Siis hakkavad tekkima mõtted, neil on 30 inimest parlamendis või rohkem ja 10, 12, 15 mandaati on sisuliselt katmata. See tekitab hirmu. Ma väga loodan, et see on üks võimalus Reformierakonnale antud juhul. Ta ei ole üksi, kõik parteid on selles samas kartelliseks. Aga et kui saaks Reformierakonna mõistuse pähe, nooremad inimesed saaksid seda üle võtta, ei ole ju võimatu, et nad on ka võimelised, nad võivad muutuda, mul on vähemalt lootus. No nad muutuvad nii palju, kui neil kasulikud on, võimatu üle. Eesti ühiskond on nii täpselt ära tinnitud, et 26-30%, isegi 25% aitab, et uuesti võimule tulla. Ei küsige Keskerakonnast. Küsige Keskerakonnast. Miks on see olukord ka tekkinud, on üks see, milles oleme ka meie Eesti rahvas. Aga mis me endid rahvast ei saa süüdistada? Vaid rahvas on ju kotti aetud. Rahvas on ju tegelikult ära manipuleeritud. Ja sellise rahvaga nad peavaks tänu avaldama, et Eesti rahvas on vaikides ja taludes ja vaadanud, kuidas ise hakkama saab lasta sellel kõigel toimida, millega nemad praegu Euroopas tähendab uhkustavad. Aga on olemas üks kolmandik vähemalt või vähem, aga neile tuleb juurde noori. Need, kes kujutavad ette, nemad on ka edukad, sest nemad on edukate, ühiskonna edukate esindaja parteid. Ja neid kusagil koguneb niimoodi ära selles punastus. Ja asi läheb vanaviisi edasi, leiab veel väikse liitlase ka ja on kõik. On nad lollid siis või? Kes? Need kolmandik või? Ei ole vastupidi, nemad kasutavad ära, kuna nemad on eluga rahul, neil on enam-vähem ka majanduslik olukord on. Ja sellepärast ma ei näe siin mingit muutust. Mina arvan, et nii kaua, kui meil on ebaeetiline president, nii kaua ei juhtu veel mitte midagi. Ka nii võib olla, aga meil on need poliitikud, kes meil on. Kuidas? Meil on need poliitikud, kes meil on. Me ei saa neid asendada enne valimisi. Sama ebaeetilised poliitikud on selle ebaeetilise presidendi valinud.
olen nõus, aga mis me praegust situatsiooni parandada, me peame ikkagi veenima seda ebaeetilist milline ta on, me peame seda presidenti veenima, et see on autoriteeti rakendaks meie osas. Aga kas need organisaatorid pidid valima selle ebaeetilise presidendi patrooniks? Või valinud. President tegi avalduse harta välja ilmumise hommikul, kutsudes meid enda juurde. Ja me mõtlesime, et kui me ei lähe, siis meil oleks väga raske põhjendada seda, miks me ei lähe. Sain aru. See oli teistpidi. Sain aru. Tuleb vahepeal meelde, et see parteide rahastamise asja, et seda omal ajal tõi maale Respublik ja tal oli väga selge põhjendus, et ta tahtis sellega erakonnalt lahti siduda ärimeeste nagu suva otsast. Et anda selle sõltumatus erakondadele ja et erakond hakkaks rahadega, mis antakse riigieelarvest, maksumaksja raha, hakkaksid tellima endale poliitikuuringuid. Parteid seda mõtet on kõik tegelikult nagu eiranud. Esiteks pole ärimeeste suve vähenenud parteidele ja teiseks poliitikuuringuid on kõik 4 erakonda väga vähe tellinud. Et me süvitsi meelde, et pigem on seda valimiskampaanias see hea probleem, et seda mõtet ei näha. See on vaherepliigis. Aga kas on küsimusi veel kellegi, tahaksin seda Arka kohta veel küsida, et see oli äärmiselt segane ikkagi see parteide rahastamine, et ettepanekud on Artale tehtud ja ka ministeeriumitele erinevatele tasanditele kuni parlamendi tasandini välja ja et viia see hoopis nagu rahvapõhiseks, ma mõtlen seda, et igaühel oleks võimalik näitena, kui partei on ju teatavasti MTÜ, eks ole. Et miks mitte viia see sedasi, et igal ühel meist siin saalis, eks ole, oleks 2% näitena enda tuludeklaratsioonis ja te annate selle mingisuguse MTÜ käsutusse. Kas see, ükstapuha milline see on, eks ole, kas padjaklubi või erakond või nii edasi, see paneks tegelikult terve erakonnasüsteemi hoobilt ju inimeste poole vaatama ja keelaks ära hoopis selle, kuidas öelda, ettevõtete poolse rahastamise, eks ole. See majandussüsteem on liiga kalliks maksma. Ei, see ei pruugi isegi olla, meil on platvorm plaanis, aga ma ei näe nagu, ma olen väga sügavalt, või on selles nagu see, et mismoodi seda saab manipuleerida, seda olukorda on jälle teistpidi, eks ole, et siis hakkavad erakonnad manipuleerima jälle läbi massimeedia, eks ole. Ma tahtsingi sama öelda, et põhimõtteliselt sama situatsioon eksisteerib praegu häältega valimistel. Parteid peavad pöördida inimeste poole, et saada hääli. Et saada nendelt ka raha, nad peavad samasugust taktikat kasutama, see on pidev kampaania võib-olla. Mina ei ole selle mõtte poole, see on ülihändi mõte, kui ma ei eksi, et iga inimene saaks ise otsustada, eks. Oma liikme maksusüsteem ametlikult pannakse siis... Mina isiklikult pooldan varianti, kus riigieelarvest saavad nad raha, aga saavad tunduvalt vähem kui praegu, ütleme poole sellest, mis iganes. See ei ole väga tähtis, aga oluline on see, et teda oleks vähem ja raha ei jaotataks nagu praegu proportsionaalselt sellega, palju on parteil mandaate. Õiguskantsler kirjutab enda ettepanekus, see, mis on praegu Justiitsministeeriumis läbi parlamendi läinud tasandeks, kirjutab, et selline süsteem näitab ainult ühte, et need parteid, mis saavad kõige rohkem raha, saavad kõige rohkem hääli. See on otse seos. See seos tuleb muuta kõigega. Ja siis mina ei näe nagu põhjust revolutsiooni siin teha. Riigi rahastusel on parteid igal pool Euroopas, sest mõne üksik erandiga. Ma mõtlen seda, et siis on vähemalt võimalus, eks ole, nendel samadel inimestel, kui mingisugused jamad välja tulevad, eks ole, et nad järgmine kord või järgmine aasta ei anna enam selle jama jaoks raha, eks ole. Sest kui ta on puhtalt sponsorite peal, eks ole, siis 2-3 enda ikka võimalik ära rääkida. See on hea mõte, aga kujutage nüüd ette, ma eeldan, et me kõik siin toetame erakonnademokraatiat, mitte mõnda muud vormi, valitsusvormi. Ja nüüd tuleb selline kriis nagu praegu ja parteidilt võetakse raha lihtsalt ära, inimesed on ikka mingi puhver peab olema ka nende parteidel. Sest nad põhimõtteliselt on nagu iga ettevõtte teatud mõttes, et peab valandama kogu enda aparatuuri, et raha ei ole. See on ka äärmuslik. Oluline on see, et see raha oleks
kontrollitud, ta ei oleks liiga suur ja see oleks läbipaistev. Aga see tähendabki seda, et sa pead inimesega tööd tegema, eks ole, praegu nad ju ei tee tööd. Ei, sa pead ka riigiga tööd teha. No te liikmemaksegi ei kogu, noh. Tuleb Tallinna börsile, tuleb Veel vähemalt sinuga dialoog asjadega, siis kuidas raha sõltub sellest, siis ta on kohustatud sinuga dialoogi astuma üldse. Ja ütleme, kunagi oli olemas üks asi, nagu täna otsustan mina, Tomist, ta internetipõhine, see suri meil pärast ära ja seda osavust nagu ei tekkinud. Aga kas on kellegi veel küsimusi? Kus me nägime ära tegelikult tänase väiksemise diagnoosi, et poliitikud ei taha võtta vastutust sellepärast, et need, kes on seda toiduahelat nagu ehitanud, selle võimule lähedale, et ühe osa äraminek ei tähenda kogu püramiidi kokkukukkumist. Ja ütleme, siin on üks suur oht on muidugi selles, et tõesti need, kes on seda toiduahelat ehitanud ja endale väga mugava võimussoovi ümber loonud, siis nad on nõus tõesti täna rääkima kontseptuaalsetest küsimustest, süsteemi parandamisest, teades, et nad ise ennast süsteemi sisse, seda punase kaardi ohtu nad ei näe. Ja see kõige ohtlikum poliitikul on see, et kui ta on teinud sigadust ja ta teab, et punast värk alla ei panna, et hakkab räägima kontseptuaalsetest muutustest ja muudame süsteemi, aga mina kui kaubakas võin sinna alla sisse. Et tegelikult täna ütleme, ma arvan, harta loojasteks teha mõlemad koos, et need, kes on valetanud ja eitavad siiamaani seda, et ärimehed pole olnud raha, kui musta raha enne sisse. Aga on nõus süsteemi muutma, aga ainult koos minuga. See tegelikult on väikene silmakirjutus tegelikult. Sellest, ma arvan, et selles mõttes võiksid, et demokraat toimub ainult siis, kui kaubakas saab see on see ühiskonna resonants, ma olen nõus sellega, aga lihtsalt ütleme meelde, et harta oli ikka päris mitme inimese ühistöö ja need inimesed otsustasid, et tahavad olla konstruktiivsed. Okei. Kas on veel lõpetuseks kellegi? Kui ei ole, siis ei ole. aitäh Otto sulle ja